Minu igapäevast usku aitavad hoida 3 asja. Esiteks igapäevane palve ja piibli lugemine, mida ma siis teen tavaliselt hommikuti ja vahepeal olen teinud mingil muul ajal ka õhtuti, aga põhimõtteliselt ma loen 1 peatüki piiblist, mõtisklen selle üle ja kirjutan üles päevikusse mingeid asju, mis mind on sealt kõnetanud ja niimoodi ma olen saanud väga palju ilmutusi Jumala käest ja see on mind väga palju aidanud ja kõnetanud erinevatel teemadel ja igapäevasel, ütleme hommikusel palve ajal ma olen siis meie isa palvega alustanud ja siis ma olen palvetanud nende inimeste eest, kes mulle südamesse tulevad ja siis ma olen püüdnud ka dialoogi pidada Jumalaga või et mitte ainult, et mina kogu aeg räägin, vaid et ma püüan ka kuulata. Teine punkt on see, et Gordon Van Velen on üks Hollandist pärit teoloog ja üldse siuke äge jumalamees, ta on ka Healing Roomsi Euroopa saadik ja tema ütles ühel koosoleku välja siukse asja, et tema on väga suur, ütleme, prohvetlikult kõneleja, ta palvetab inimeste eest ja saab prohvetlikult neile sõna. Ja ühel hetkel ta ütles, et te võite ka endale prohvetlikult kõneleda. Meile kui Jumala lastele on see püha vaimu and nagu saadaval prohvetlik kõne. Ja siis ma mõtlesin, et ohoh, et siuke veits radikaalne, veits nagu ma tean, New Age'is on mingi taoline asi olemas. Aga ma mõtlesin, et ma usun, et see on nagu piibelik, sest Apostlite 21 räägib sellest, 1. Korintuse 12 ja 14 räägivad sellest. Ma mõtlesin, et okei, kui ma saan teistele profeteerida, siis miks mitte ka endale. Ja ma proovisin ja ütleme, see on väga mitmel korral on just selle kaudu Jumal saanud kõnetada mind niimoodi isiklikult, mis on olnud nagu väga erilised ajad ja kõnetused. Ja kolmandaks on see, et ma olen ka ülistaja, laulja ja palve laulmine on mu kolmandaks punktiks. Et ma olen teinud seda metsas, ma olen teinud seda diivanil kitarriga. Metsas näiteks olengi lihtsalt oma tundeid, oma kurbust, oma tavaliselt kurbust nagu väljendanud ja kuidagi läbi laulu ja laulusõnade on minu jaoks on seda palju lihtsam teha, et ma ei ole suutnud isegi rääkides või kõnes seda palvesse panna, aga lihtsalt laulma hakates on see lihtsalt hakanud minust voolama. Et ma julgustan ka seda tegema. Minu igapäevast usku on aidanud hoida see, et ma tean, et Jeesus on isik. Et kui ma mõtleksin temast kui ajaloolisest isikust, kes kuskil kunagi oli, siis see teeb selle natuke häguseks. Ja ma tean, et ta on iga päev minu juures. Ja nagu sõbragagi, siis ma veedan temaga kvaliteetaega. Seda võib nimetada palveks, aga mu lemmik palvestiil on vaikuses ootamine. Ma lihtsalt istun ja annan talle oma kvaliteetaja. Vahel ma lihtsalt kuulan, vahel, kuna ma elan Stroomirannas, siis ma panen kõrvatropid ja istun temaga. Vahel ma joon kohvi ja ma julgustan sind ka proovima, mida tähendab istuda Jeesusega vaikuses. Sest et kui sa oled harjunud, et sul telekas käib, et sul raadio käib, et sul on telefon viskab notificationid kogu aeg, siis see vaikuses istumine võib olla päris raske. Võib-olla isegi 5 minutit võib tunduda nagu igavik. Aga kui sa seda harjutad, siis vaata, mis juhtub. Mina igal juhul olen väga-väga palju kinnitatud saanud selle poolt. Ja minu lemmikpalve igapäevases elus, kui ma just ei istu temaga vaikuses, liigun ringi, teen oma asju, siis mu lemmikpalve on Püha Vaim aita. Jeesus aita ja meil on eesõigus küsida abi tema käest ja ma kasutan seda väga-väga palju. Üks asi, mis on aidanud ka minu usku tugevdada, on paastumine. Ja piibel ütleb, et paast on midagi, mis tugevdab su usku, ehk siis see ajab kahtlused välja. Et kui sa paastud, siis su usk saab puhtaks. Just seetõttu, et selle läbi kahtlused sinu sees hajuvad. Ja paastumine aitab ka vaenlase tööd hävitada. Paastumine ei muuda Jumalat, aga see teeb sind tundlikuks tema häälele ja tema vaimule. Ja üks naljakas lugu on mul ka seoses paastumisega, sest ma olen väga vähe muidu kuulnud paastumisest. Olen kuulnud, et paastu meediast, paastu telefonist, millest iganes. Aga ma soovitan mitte minna kuuma vanni või duši alla, sest et siis võib juhtuda, et su paast lõppeb seal kohe samas, nii et väike näpunäide teile. Minu isiklikus elus kasv Jumala tundmisel ja usus üleüldse. Ma arvan, et kõige olulisemad tegurid selle sees on olnudki peamiselt vaikne aeg Jumalaga, ehk siis mida ma sellele mõtlen, on piibli lugemine, palve
ja ülistus. Mul ei ole sellist konkreetset rütmi, kuidas ma seda kõike järjestaksin, kui ma näiteks hommikul võtan oma vaikse aja. See võib olla, et ma teen väikse palve, loen midagi piiblist, ülistan natukene, võib-olla võtan kitarri kätte, kuidas iganes aega on. Aga selle kõige keskel olen ma enda jaoks leidnud, et palju rohkem kasvan ma siis, kui ma võtan selle kõrvale ka märkmiku lahti ja panen kõiki neid mõtteid, mida ma selle käigus kogen, kirja. Olgu siis mõni piiblisalm, mis mind eriliselt kõnetab sel hommikul või mõni palves esile kerkinud mõte või võib-olla ülistusest midagi, mis kuidagi eriliselt puudutab. Ja see ei ole lihtsalt see, et kirjutan selle käega läbi, et siis jääb kuidagi paremini meelde, kuigi kindlasti ka seda. Aga selle aja jooksul, mis ma olen seda kirjutamist teinud, on kogunenud need vihikuid juba päris palju ja aeg-ajalt ma võtan mõne vana vihiku ja lappan seda läbi ja ma näen sellest, mida Jumal on teinud minu elus, kuidas ma olen olnud ühes kohas ja siis Jumal on kõnetanud mind mingi salmiga abil ja nüüd ma näen, et ma olen kasvanud sellest edasi teise kohta. Ma väga julgustan kõiki võtma ka võib-olla oma vaikse aja juurde, kui te lähete palvesse näiteks, võta endale märkmik sinna kõrvale, sa saad kirjutada, kui sulle tuleb südamesse midagi. Võib-olla need on esialgu mingid mõtted, mis lihtsalt ajavad sind nii-öelda palvest eemale justkui segadusse, aga seda tehes võid sa hakata nägema, kuidas Jumal kõnetab sind selle kaudu ja kuidas sa saad kasvada selle läbi, mida Jumal sulle südamesse paneb ja need mõtted ei lähe lihtsalt kaotsi ja sa ei unusta neid. Saara õpib reaalmeditsiinklassis, sest meditsiin tundub talle huvitav ja ta ei karda verd. Ta käib hääleseade tundides ja õpib 10. aastat klaverit. Saara on täiesti omas elemendis siis, kui ta istub klaveri taga ja ülistab Jumalat. Saarale sobiks, kui koolipäev algaks kella 9 paiku õhtul. Ja veel, ta võib vabalt hakata südaöösel pastat tegema. Jaan on alates jaanuarist olnud kodune isa pisikesele Johanile. Ta õpib ka kõrgemas usuteaduslikus seminaris ja on juhtivas rollis koguduse rajamisel, mis tuleb Rae valda. Jaan on alati valmis inimeste eest palvetama ja neid igal võimalusel aitama. Samuti viib ta läbi pulmatseremooniaid ja sellele eelnevalt kutsub kõiki abielu alfale. Jaan päriselt armastab inimesi. Jaani puhul on selline äge asi, et ta ongi igas hetkes ja olukorras päris tema ise. Aga ärge Jaani kõrgustesse viige, seda ta kardab. Pigem võib kutsuda korvpalli mängima. Jaan on 2022. aasta 3x3 tänava korvpallis Eesti meister. Katrin on hetkel eelkõige ema ja abikaasa, kes suure osa päevast tegeleb 5 lapse kasvatamisega. Ta õpib Ascend piiblikoolis ning teenib kaasa Kuressaare linnakirikus. Katrinile meeldib arutleda kristlikel teemadel. Ta on suurepärane mentor ning oskab näha inimestes Jumala antud potentsiaali. Katrin ei pelga ka kuulsatele inimestele, kellega ta kokku puutub, rääkida Jumala armastusest. Taavet teeb igapäevaselt palju. Ta töötab, sealhulgas visioneerib ja unistab, teeb trenni, jutustab lastega ning kokkab kirega. Taavet teeb palju nalja ja kodus suudab ta niiviisi mõne pingelise olukorra hetkega ära muuta ning kõik naerma panna. Kui on raske, kuulab Taavet muusikat või võtab mõne pilli ja teeb muusikat ise. See ilus melanhoolia on ka päris Taavet. Ta on tubli evangelist juba päris maast madalast. 3-aastasena kuulutas ta oma vanni mänguasjadele evangeeliumi. Töö oli ilmselt viljakas, sest need mänguasjad said kohe ka ristitud. Tere, kallis Peepe rahvas. Ma skanneerin teid kõiki nüüd, et ma näeksin, kus te kõik olete. Saan teie kõigiga rääkida. Aga tere tulemast. Nagu te näete, siis seekord on meil selline paneeli formaat siin ees ja mina juhin seda paneeli. Paneeli nimi on siis, et kuidas kasvab usk seda jagades. Ma arvan, et see on väga oluline teema, sest usu jagamine on ju tegelikult missioon, mille Jeesus andis enne oma taevasse minekut meile. Ja kui seal enne videos need inimesed jagasid oma igapäevastest usupraktikatest, siis need inimesed, kes siin nüüd istuvad, nende üks igapäevane usupraktika on teistele oma usu jagamine. Ja mul istubki siin Jaan, Katrin ja Taavet, nagu te kuulsite.
ma tegelikult tahaksin teilt alguses küsida ühe sellise jäämurdmise küsimuse. Te saaksite siin suu lahti teha ja kuulata, kuidas see kajab ägedalt. Kuna meil on usu jagamise teema, siis mis on viimane asi, mida sa kellegagi jagasid? Mõelge kastist välja. Mina võin näiteks öelda, et mina jagasin viimasena oma õpikut saksa keele tunnis oma klassiväega. Mida teie viimati jagasite? Ma jagasin oma poolikut ploomi oma tütrega. Väga hea. Mina jagasin täna enne, kui me siia sõitsime, 2 müslibatooni 2 jooksjale. Väga hea toidu jagamine on moes. Jah, ega mina jagasin kooki oma väikse tütrega. Väga hea. Ja kuna ma tean ja olen kuulnud, et nendel inimestel on väga kihvte lugusid usu jagamisest ja ma arvan, et üks kõige paremaid viise õppimiseks on tegelikult kuulata teiste lugusid, siis ma tahakski, et võib-olla igaüks saaksite jagada ühte näidet oma elust, mingit lugu, mis on väga eredalt meelde jäänud, mis võiks ka natuke õpetlik olla meile, et kuidas siis see usu jagamine käib. Jaan, sa võid alustada näiteks, et ma tean, et sa oled oma naabritega väga palju usku jaganud ja nii kirikus kui väljaspool oled väga aktiivne. Olgu, et see võiks olla õpetlik ka, jah. No võib-olla okei, see on tegelikult selline, mulle meeldib, see on üks siuke sauna lugu, et kui ma elasin Iirimaal, siis elasin aasta aega seal ja mul oli siis iga laupäev oli selline minu päev. Läksin hommikul trenni, tegin kõva trenni, läksin sauna ja see oli selline asi, kuna ma seal ka teenisin aktiivselt koguduses kaasa, siis ma ei tahtnud kellegiga midagi rääkida, ma pigem käisin peamaas ringi ja läksin sauna ja tavaliselt oli hommikul saun tühi. Aga too hommik oli vaja ühel Hiina noormehel ka sinna sauna ronida ja ma ei tea, miks. Ta tuli sinna ja siis ma endas mõtlesin, et ma kindlasti ei taha taga rääkida või niimoodi, et tead, umbes Eesti mees saunas läheb jutuajamiseks. Ja pikk lugu lühidalt, siis ma istusin seal, ma veel kuidagi pöörasin ennast tema vastu ja panin selja vastu seina. Ja siis loomulikult ma märkasin, et tema pani ka oma selja vastu seina, ma nägin, et tal oli väga valus, sest see sein oli päris kuum ja võib-olla Hiinas ei ole saun nii tavaline. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma pean taga rääkima, ikka midagi võiks öelda. Ja siis ma hakkasin taga vestlema ja me rääkisime sellised pool tundi võib-olla saunas juttu. Ja siis selle jutu käigus tuli välja, et ta on kuskil 2 nädalat Iirimaal olnud, ta tunneb, et ta on üksik ja pikk lugu lühidalt, et siis ma kutsusin ta kogudusse, meie meeste osadusse ja siis nädal aega hiljem ta andis oma elu Jeesusele, 2 nädalat hiljem sai päästetud ja nii et see õpetlik osa on see, et isegi siis, kui sa ei taha kellegiga rääkida, siis võib-olla võiks rääkida. Väga hea õpetus. Katrin? Ja kõigepealt suur aitäh, et ma võin olla siin teiega koos. See on nii lahe üritus. Ja tahaks jagada sellise ühe loo, mis mind ennast ka väga puudutas. See oli 2 aastat tagasi, kui ühel hetkel, kui ma olin poes, tavaliselt evangeeliumi jagamine minu puhul toimubki, kui ma lähen majast välja, poodi, lastega parki, kuhu iganes. Ja oli selline asi, et väga selgelt Püha Vaim ütles, osta oma mehele aluspesu. Ma läksin mööda ja ma kuulen uuesti, osta oma mehele aluspesu. Ja ma tundsin, et Püha Vaim nagu väga selgelt tahab, et ma teeks seda. Ja ma ostsin selle aluspesu, läksin koju sellega, selgus, et see ei ole õige suurus. Ja ma läksin järgmine päev uuesti poodi tagasi, et seda vahetada. Aga teate, mis juhtus? Püha Vaim teab täpselt, kus sa oled ja kus on need inimesed, kellega ta tahab sind kokku juhtida. Ja siis ma olin meeste riiuri juures vahetamas seda aluspesu ja korraga üks härrasmees astub sinna ja ütleb, oi, vabandage, ma mõtlesin, et see on meeste osakond. Ma ütlesin, et jaa, see ongi meeste osakond. Aga mida teie siis siin teete? Ma ütlesin, et mul tuli rääkida tõde. Ma ostan oma mehele aluspesu.
ja siis ta ütles, et oli natuke pahane, ütles, et mis ajast naised meestele aluspesu oksavad. Ja sellel hetkel Püha Vaim avas mu suu ja tuli välja järgmine viisijupp. Kui naine armastab meest, kõik tööd teeb ära ta eest. Amen. Ja sellest hetkest see mees avanes ja 2 minuti jooksul ta võttis vastu Jeesuse ja Jumal näitas, kuidas päriselt minu silme ees üks inimene, kes oli tulnud Keila-Joalt, oli suvaliselt sattunud sinna Prismasse. Ja see hetk, kui ta palus Jeesusel tulla oma südamesse, ma päriselt nägin, kuidas kogu ta ilme, kogu ta olemus muutus, silmad muutusid. Teate, see on päris, uuesti sünd on päris. Ja. Minu lugu on võib-olla natuke teistsugune. Ma just proovisin meenutada üks hiljutisi. Nimelt minu usu jagamine enamjaolt on selline, ütleme, igapäevane, kus ma liigun ja töötan, tööga seotud, kelle ma kohtun. Võib-olla ma otseselt ei käi kohe evangeliseerimas niimoodi, aga mul juunikuus ma olin Prantsusmaal ja seal oli üks üritus, kus ma olin. Ja seal oli ka igasuguseid erinevaid inimesi, väga kuulsaid ja juhuslikult oli seal üks Indoneesia miljardär. Ja minul oli rendiauto ja temal ei olnud vist. Kuidagi niimoodi oli, igatahes ta sattus minu autosse sõitma. Aga igapäeva töödes asjades ma alati proovin nagu selliseid väikseid konksukesi välja panna, et ma panen näiteks kristliku muusika peale, et kui ma autos sõidan ise üksinda, siis ma vahest kuulan raadiot, vahest kuulan mingit muud muusikat, aga kui keegi võõrast tuleb, siis ma panen alati kristliku muusika, taustale vaikselt. Ja ma ei mäleta, vaatasin telefonist ruttu, kas oli mingi Hillsong või midagi sellist, aga see Indoneesia miljardär istus autosse, sõidame, järsku küsib, et is it Hillsong? Siis mul mingi, ma ei tea, vist on jah. Et lahe, et ma 20 aastat tagasi, kui ma õppisin Austraalias, et ma käisin nende koguduses. Ja sealt sai nagu selline uks lahti, kus ta tegelikult ei ole kirikus sellest ajast peale käinud, aga see protsess on veel töös. Ehk seal ei ole tulemust, aga me suhtleme taga edasi ja kohtume circa korra kuus temaga. Et selline huvitav võib-olla. See on nii lahe ja ma jäin mõtlema kohe sellele, et Jumala teed on nii palju kõrgemad kui meie teed ja meie mõtted. Et sina, eks ole, Jaan, läksidki lihtsalt sauna, nautima sauna. Katrin, sina läksid mehele aluspesu ostma ja võib-olla sa ei saanud ka alguses aru Jumala motiivist, et äkki Jumal lihtsalt tahab, et ostaksid mehele aluspesu, et äkki tal pole piisavalt, aga Jumalal on nii palju kõrgemad plaanid ja ta saab alati ka ettearvamatutest kohtadest välja tuua midagi nii ilusat. Need lood tunduvad kuidagi nii ebareaalsed, et vau, kas minuga võiks ka midagi sellist juhtuda, et kas te suudaksite jagada minuga seda saladust, kuidas te seda päriselt teete? Sest see tundub kuidagi nii sürreaalne, et kuidas ma siis lähen kuskile, ütlen midagi, et tihti see tundub väga hirmutav. Ma arvan, et väga paljud ei ole isegi kokku puutunud võib-olla niimoodi evangeeliumi jagamisega ka tänaval ja nii. Et see on kindlasti väljakutse ja mis on teie nipitrikid, et ületada neid tõkkeid enda peas ka, et minu missioon on evangeeliumi jagada. Kuidas ma seda teen? Ahah, väga hea küsimus. No muidugi mul tuleb sellega meelde kohe, et enda südame hoiak on ju, et kas ma nii-öelda igatsen seda teha ja tahan seda teha. Ja siis ma mäletan, et Jackie Leesment, üks Nelipühi koguduse rajajatest või kiriku rajajatest, ütles niimoodi, et tema iga hommiku palvetab seda, et Jumal kasuta mind täna, et ma saaksin olla kellegile õnnistuseks, et too kas või üks inimene minu teele. Ja ta ei piira nagu seda õnnistust kuidagi, et kas on alati evangeeliumi kuulutamine, aga ükskõik, et ma saaks kuidagi kedagi õnnistada. Et ma arvan, see on niisugune hea algus nagu nipil, et ma avan ennast, et Jumal, ma igatsen seda teha, ma igatsen olla õnnistuseks kellelegi. Ja muidugi ma pean nagu tõdema ka seda, et kui sa nagu palvetad sellise palve,
siis sa pead olema nagu valmis ka, et Jumal nagu räägib ka, on ju. Et kui sa pead minema aluspüksi ostma, siis mine, on ju. Nii ebaloogiline, kui see ka tundub, on ju. Siis sa pead seda tegema. Ja mul on nagu olnud ka selliseid hetki, kus püha vaim kõnetab, aga ei julge nagu teha või ei taha. Aga siis, tead, kui ma siis ka ei tee, on ju, siis on nagu võib-olla pahasti nii-öelda, et võib-olla üks näide oli nagu töö juures, et mul ülemus tuli tööle, oli jalaluu murdnud, käis kuskil ronimas Kilimanjaro otsas vist või ma ei tea. Tuli tööle ja siis ma mõtlesin, et ma pean palvetama tõest, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma ootan nii kaua, kuni kõik lähevad töölt ära, on ju. Ja siis ma istun laua taga ja siis püha vaim ütleb nagu, et mine praegu. Ja siis ma mõtlesin, et ei, et ma ikka ootan veel nagu. Ja siis ma vaikselt lootsin, et äkki ikka läheb enne tööpäeva lõppu ära nagu. Aga ta ei läinud kahjuks, siis ma mõtlesin nii. Ja siis ma lihtsalt läksin ja kõndisin ta juurde. Ta oli seal oma kontoris, läpakas niimoodi süles ja selili ja ma ütlesin, kuule, ma tulin su eest palvetama ja lihtsalt hakkasin palvetama ja rohkem mingit ei küsinud seal midagi ja tegin ära. Nii et ma arvan, et panna endast sellisesse positsiooni, et ma avan oma südame ja 100%, et püha vaim kõnetab ka ja siis lihtsalt tegutse. Mina tahaks jagada nagu sellise julgustuse, et see, kuidas minul algas see teekond, algas sellest, et ma igatsesin Jumalat. Ja ma väga igatsesin tunda ja kogeda teda ja saada päriselt, ma tahtsin nagu aru saada, kuidas tuleb Jumala käest prohvetlik sõnum ja kuidas inimesed saavad päästetud. Et see tundus nagu nii, tõesti oligi sürreaalne mulle ka, et kuidas see juhtub päriselt. Aga Jumal tegi niimoodi, et enne, kui ta läkitas mind välja, ta kohtus minuga ja ta hakkas minuga rääkima, et ma mõistaksin ja kuuleksin ja saaksin aru, kes muga räägib ja mida ta tahab rääkida ja kuidas ta tahab rääkida. Ja minu jaoks oligi see nagu pöördepunktiks või murdepunktiks, et kui ma olin teda ennast kogenud, siis sellelt pinnalt oli hoopis teine tase minna välja jagama temast. Sellepärast, et evangeelium, kui seda ei jagata, see ei olegi mingi evangeelium. Evangeeliumi tuleb jagada selle tõttu, et see on vägipäästeks. See on vägipäästeks ja ta levib niimoodi, et me kuulutame seda. See tähendab, füüsiliselt tuleb minna kellegi juurde, avada suu. Ja nüüd on üks lihtne nagu, kuidas öelda, näpunäide või julgustus. Kui sa lähed inimese juurde, siis nagu Jumala sõna ütleb, kes ei saa nagu väike laps. Kes ei saa nagu väike laps. See tähendab, meil tuleb saada lapseks. Usus lapseks. Jumala kuningriik on käeulatuse kaugusel. Seega, kui sa astud ligimese juurde, muide kõik on ligimesed, on Vasja naabri naine või kes iganes, kõik on ligimesed, siis näe seda, et neid, kes on sinuga, on rohkem. See tähendab, Jumal on andnud sulle kõik. Kõik, mis on isa, on sinu. Ja sa lähed ligimese juurde ja nüüd, kui sa nagu oma sees tunned hirmu, siis tuleb meelt parandada. Millest? Uskmatusest. Sul on kõik olemas. Kõik on sulle juba antud. Ära karda. Ja sa avad suu ja samal hetkel, kui sa avad usus suu, et rääkida selle inimesega, siis püha vaim tuleb. Aga pane tähele, sul tuleb uskuda. See kõik on sinuga kaasas. Kogu Jumala kuningriigi varustus on sinuga kaasas. Nagu päriselt. Sina ei tervenda, mina ei tervenda, mina ei oska päästa mitte kedagi. Püha vaim teeb seda. Ja arvestage, et ta tahab päästa inimesi, ta tahab tervendada, ta tahab, et inimesed võiksid kogeda teda. Ja see on tema kõige nagu ägedam viis, et evangeeliumi kuulutust saadavad imed ja tunnustähed. Ja mis need on? Need on need samad asjad, et inimene ütleb korraga, kuule, ma hakkan tundma, siuke kuumus tuleb järsku. Ma tunnen midagi.
ja siis sa võid öelda, et see on püha vaim, keda sa tunned. Ta tuleb alati väga armsal viisil. Ta väga-väga armsalt tuleb ja siis, kui on keegi, kellel on näiteks üks asi veel, mis lihtsustab inimese juurde minemist, kui sa näed, et keegi käib kepiga või kellelgi on kark või kellelgi on midagi, no näiteks ta lonkab, on ju. Et mina olen nii lihtsalt kasutanud seda viisi, et kuule, tere, et ma näen, et sa lonkad või ma näen, et sul on kepp või et sul on midagi, et kas ma tohin su eest palvetada? Et kas sul on valu praegu kusagil? Ja kui inimene ütleb, et jaa, mul siit valutab või ta hakkab kohe rääkima, reeglina keegi ei ole keeldunud, et ei, kuule, mine minema siit, ma ei taha. Et päriselt inimesed on päris vajadustes. Uskuge mind, te ise samamoodi tunnete, kui valu on, keegi tahaks olla valus. Aga kui tuleb abi, siis Jumal tegelikult sekkub. Väga sekkub. Ma näen, et need nüansid, mida on vaja evangeeliumi jagamiseks, on kindlasti inimeste armastamine, on isiklik suhe Jumalaga kõige olulisem. Aga siit tuli ka välja Jumala hääle kuulamine ja kuidagi selles hetkes püha vaimu häälele kuulekas olemine. Kuidas te kuulete Jumala häält või kuidas te tajute seda Jumala juhtimist, et okei, et nüüd ma pean minema selle inimese juurde? Ma võib-olla kiirelt vastaks selle eelmise küsimusele ka. Küsisid, Sara, et see tundub nii hirmus, et kuidas jagada seda usku ja evangeeliumit. Siinkohal võib-olla tahaks öelda seda, et me ei pea nagu minema välja, ma räägin just enda kogemustest, et ma ei pea minema välja ja kohe teadlikult minema surnuid äratama või tänavatele karjuma, et mingid sellised praktilised asjad, mis on ka õige, kui Jumal peab juhib sind tegema, et ma selles mõttes ei välista seda, aga ma ise mõtlen oma elus nii, et me kõik, ma olen kristlane, ma käin tööl, ma elan igapäevaelu, enamus meist me käime koolis, me oleme ümbritsetud mittekristlastest, me oleme oma igapäevatoimetustega tihtipeale kinni ja pisi, aga ma arvan, et see esmane evangeeliumi kuulutamine hakkabki sellest, et punkt 1, me armastame Jumalat ja me läheme iga päev tööle ja teeme oma igapäevaelu ja peegeldama Jeesust välja. See võib-olla on niisugune klišee, aga tegelikult see nii ongi, et minu elus seesama, kui ma selle muusika tööle panin, siis ma tihtipeale loongi neid võimalusi, kuidas inimesed ise küsiks. Et ma ei ole nii julge, et keegi tuleb autosse, hakkan kohe kuulutama, kui just ei öelda. Aga just see, et ma olen normaalne inimene ja ma olen kristlane, armastan Jumalat. Et minu puhul võib-olla see ongi nagu kõige rohkem nagu kõnelnud, et need inimesed, kellega ma koos olen kokku puutunud tööalaselt või igapäevaelus, siis nemad nagu vaatavad mind kui inimest ja siis tekivad neil küsimused. Ja ma usun, et see on selline hea algus, et kui sa hommikuti ka ärkad üles ja ütledki, et Jumal, et ma ei julge, aga ma tahan armastada inimesi, tahan välja paista seda evangeeliumit. Et oled sellise suhtumisega igapäevaelus, et see ongi, ma arvan, kõige suurem evangeelium. Ja muidugi võib väljas ka käia, et ega see ei ole, aga ma arvan, et see ei nõua väga palju julgust, kui see küsimus on. Nüüd, kuidas Jumala häält kuulda? See on selline päris huvitav küsimus ja väga individuaalne igaühele. Aga ma usun, et sellel on niisugune minu jaoks lihtne vastus, minu jaoks, ma ei tea, kuidas teistel on see, et ma kuulen ta häält siis, kui ma tunnen teda, õpin ma tundma teda, olles temaga koos, veetes aega, lugedes sõna. Ja võib-olla ei olegi palju vaja, et ei olegi vaja nii, et sa ütled, et ma nüüd ei kuule, et loedki võib-olla piiblit natuke rohkem iga päev ja palvetad natuke rohkem ja võib-olla mõne päeva, mõne kuu pärast või mõne poole aasta pärast sa avastad, et okei, et ma tunnen ta hääle ära. Ma tunnen. Et ma arvan, et see on selline praktiline nõuanne, mis minu puhul töötas, kui ma usklikuks sain. Ma nagu taktikaliselt kohe võtsin, et loen piiblit ja palvetan ja nii ta tuli. Jaa, et ma arvan jällegist, et see võtmeosa on esiteks, et jällegi see igatsus, et ma igatsen kuulda Jumala häält ja ma tahan seda kuulda. Aga muidugi see on ka selline, et väga hea, mis Katrin ka nagu ütles, et kui keegi ongi nagu karguga, et siis mul ei ole vaja mingit üleloomulikku Jumalaga kohtumist, et aru saada, et ta kõnnib karguga, ta kõnnib karguga, siis ta ongi karguga. Et mis seal enam nagu ilmutada vaja on ju.
muidugi äge oleks, kui Jumal ütleb, kuule nüüd mine, on ju, mine ja palveta, siis sa oled nagu kindel, et nüüd tead midagi Jumal tahab teha. Aga ega mina arvan ikkagist lõpuks on see, et tegelikult ma igatsen kuulda Jumala häält. Ja ma usun, et meist igaüks igatseb ja julgelt nagu küsidagi seda, et Jumal, et räägi mulle, kõneta mind ja nii edasi. Ja vahest, tead, mis on äge, mismoodi Jumal räägib minu arust? Näiteks, et me kodus abikaasaga palume, et tead, me elame kortermajas ja et Jumal kasuta meid kunagi. Ja minu meelest vahest Jumal räägib niimoodi, et ta räägib läbi inimeste, isegi läbi mitte kristlaste. Ja siis meil on niimoodi, et meil naabri pere ülevalt korruselt nagu helistab ja ütleb, et kuulge, et te olete nagu päris ägedad, te vist olete kristlased, et me tahame teie lugu kuulda, me tuleme külla teile homme õhtul. Okei, selge, tulge. Siis tulevad külla, kuulavad minu loo ära, kuulavad Keiu loo ära ja siis pärast veel paneme käed peale, palvetame nende eest, et nende lapsed ei saa nagu magada. Mingi aasta aega ei ole normaalselt maganud ja siis palvetame ära ja siis esimene öö nagu peale seda nende lapsed nagu on üle 12 kuu, siis magavad normaalselt. Et minu arust lõpuks on see, mis Taavet rääkis, ongi see, et sa oled nagu normaalne inimene ja tegelikult normaalne inimene on see, kes tunneb Jumalat, mitte kristlased on siis ebanormaalsed, aga kuidagi tegelikult see ju võiks olla, et normaalne, et me oleme kristlased ja inimesed teavad, et me oleme kristlased ja kuidas iganes nad sellest teada saavad. Aga nad teavad, et sinu juurest saab nagu abi ja et Jumal on see, kes aitab. Just. Pikaks läks. Väga hea. Tahaks veel lisada sellise asja siia, et jällegi purustame ühe vale. Kui sa mõtled, et ma ei ole kunagi kuulnud Jumala häält ja ma ei kuule ja ma ei saa aru, mismoodi ta räägib, siis tõde on see, et Jumal tahab sinuga rääkida. Ta tahab sinuga rääkida. Ta on palju rohkem suhtleja, kui sa üldse eales oled osanud arvata. Ta tahab sind rohkem, kui sina teda muide. Ja ta on valmis kasutama sinu keelt sinuga suhtlemiseks. See tähendab seda, et me oleme kõik unikaalsed. Igaüks, kes siin täna on ja kes kuulab ja vaatab, igaüks on unikaalne ja Jumalal on sinu jaoks täpselt see keel, millest sina aru saad. Seega sa oled võimeline kuulma tema häält, sest kui sa oled tema laps, tema sõna ütleb, et tema lapsed kuulevad tema häält. Nii et see on tõde. Võta see vastu. Ja ma tahaks nagu julgustada, et kui sa paned silmad kinni ja jääd hästi rahulikuks ja hingad rahulikult sisse ja hingad välja. Ja siis, vaata, Piibel ütleb, et püha vaimu elukoht on nagu teie ihust peavad voolma elava vee jõed. See tähendab, püha vaim elab meie sees. On ju, kui sa võtsid Jeesuse vastu, ta tuli. Jeesus on sinu sees ja ta tahab sinuga rääkida. Seega lülitad välja kõik muud asjad. No kui juhendada selles võtmes, et kuidas alustada ja lihtsalt räägid taga. Ja lihtsalt räägid. Ja see ei ole üldse imelik, sest see ongi päris, sest sul on suhe oma loojaga. Jumal tahab olla sinuga lähedases osaduses, lähedases suhtes ja ta tahab, kuidas öelda, et sa saaksid aru, et see on üks protsess. See ei ole nii, et kuigi Jumal on suveräänne, ta võib teha, mis ta tahab, aga see on üks protsess, kus ta õpetab sind tema häält kuulma ja aru saama, et see on tõeliselt tema ja see on rahu, mille kaudu Jumal räägib. Ja sa oled võimeline kuulma tema häält. Ma ütlen uuesti, sa oled võimeline kuulma oma isa häält. Ja. Aitäh teile. Ma arvan ka, et seda ei pea kuidagi üle mõtlema, et mis te ka ütlesite, et kui sa tegelikult veedad aega oma isaga ja õpid teda tundma, siis tegelikult see osa peaks juba loomulikult tulema, et ei pea ise punnitama väga palju, sest Jumal tahab ka ju tegelikult seda. Minu veel hea asi on see, et Jumal ise õpetab. Yeah. Me ei pea nagu, Jumal tuleb meile vastu. Et see
see on nagu kõige ägedam selle asja juures. Et see võib tunduda nii nagu sürre, kuidas ma seda häält kuulen, aga kui sa nagu omalt poolt lähed ja otsid temaga osadust, siis tegelikult tema tuleb ja õpetab sulle, õpetab, kuidas aru saada tema häälest. Ja see on nagu meile kõikidele kätte saada täna, et see on nii äge. Aga kuna meil on paneeli teema, kuidas kasvab usk seda jagades, siis ma tegelikult tahaksingi küsida teilt küsimuse, et kuidas kasvab siis usk seda jagades? Kas see kasvab? Kuidas te olete kogenud, et see kasvab või mida muudab see või mis efekti annab kui te jagate inimestel Jumalast? Ma võin alustada. Ma olen kogenud sellist asja, et jah, see on hea küsimuse asetus, kuidas kasvab usk, aga ma olen tundnud, et kui ma jagan välja evangeeliumi, Jumala isa armastust, räägin Jeesusest, siis midagi toimub minu sees samaaegselt. Midagi nagu sügavat toimub minu sees ja pigem nagu ma näen, kuidas järjest nagu üks Jumala tundmise uks avaneb. Et mul on kuidagi nagu niimoodi, et see ongi see sama suhe, mis on isaga, et ta nagu iga kord, kui kellelegi uuele inimesele tunnistad, ta avab nagu uue aspekti temast endast. Ja tihti on olnud ka, et kui ma olen nagu tunnistanud või rääkinud kellelegi ja olen vastu pidanud, et ei hakka samal hetkel nutma, kuigi on neid olukordi ka olnud, kus mina nutan ja see inimene nutab, kellele ma räägin, sest et saad aru, ta nii puudutab, ta tuleb nii kohale, sest et ta on hästi tundlik. Püha vaim on väga tundlik ja sa oled võimeline kogema teda, sa oled võimeline nagu selles hetkes olema, kui sa räägid selle inimesega, et kunagi ei tasuks minna tänavale lihtsalt, et linnuke kirja saada või selleks, et et ma tahaks mingi järgmise tunnistuse jagada, et see ei ole üldse see. See on see, et isa tahab kohtuda oma lapsega ja meeldib või mitte, ta on valinud sinu. Saad aru, sina oledki see, kes on Eestimaa lootus koos Jeesusega. See oled sina. Tal ei ole teisi. Need oleme meie kõik. Ja kui sa lubad, ma jagan täna hommikul bussis. Ma usun, see tuli Püha vaimult selline sõnum. Sõbrad, see maa on antud meile. Ja ma mõtlesin, et sõbrad, et kui armastan, et me oleme tema sõbrad, see maa on antud meile, Eesti maa on antud meile. Et jah, on tore, kui tulevad evangelistid väljaspoolt ja inimesed, aga teate, me oleme nüüd võimelised kaela kandma. Me ei ole enam vähetid lapsed. Olete nõus? Amen. 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 Ja. Ma isegi ei tea, kuidas usk kasvab ilma jagamata. Et Piibel ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. Et Jumala sõnast see lähtub ja siis see väljub on ju sõnadena, et ühte või teistpidi, et Jumala usk nii kasvabki. Ma arvan, et see jagamine ongi tegelikult ju, usk on isegi jagamise tulemus või kuidas nii öelda, et mul on isegi hästi lühike näide oma elust, et kas keegi on teist kunagi olnud masenduses? Jaa, mina olin ka masenduses, tegelikult olen tihti peale, võib-olla vörtsin seda sõna, aga ma mäletan, et ma elasin Balti jaama lähedal, see oli, ma arvan, 15 aastat tagasi. Ja ma olin tihti kurb ja masendunud, armunud ja nii edasi ja vastuarmastust polnud ja siis oli nii kurb olla kogu aeg. Ja siis ma mäletan seda, et ma mõtlesin, kuidas ma rõõmsaks saan. Ma küsin ühe küsimuse veel teie käest, et millal sa oled rõõmsam? Kas siis, kui sa saad mingi kingituse või kui sa annad kingituse? Mina olen näiteks, kui ma annan. Kui ma kellelegi ostan midagi, siis ma olen nii kuidagi hea on olla või kuidagi teistmoodi. Ja kui saan, ma olen ka rõõmus, aga see kuidagi ei ole nii sügav. Ja siis oli niimoodi, et ma mäletan, et ma tahtsin rõõmsaks saada, ma mõtlesin pekki, et ma ise ei mõtle seda välja, aga ma tean, kuidas ma saan. Ma lähen lihtsalt Balti jaama ja ma ei plaaninudki evangeeliumi kuulutamine, mõtlesin, ma lähen teen kellelegi head lihtsalt. Ja siis ma taktikult läksin Balti jaama juurde, otsisin kellegi üles mingi kodutu, ütlesin, tšau, et põrukad tahad või midagi, et siis hakkasin rääkima ja tihti peale me ka rääkisime Jumalast, kuulutasime evangeeliumi ja ma mäletan neid jalutusi tagasi koju, see oli iga kord, ma olin jälle rõõmus. Iga kord mul oli jälle see masendus läinud, oli hea olla. Et siuke väike trikk jälle, et kuidas elu häkk või kuidas seda nimetatakse, et jah.
ma pean ikka ühe nalja siia tegema vahel, et mulle täiega meeldib kingitusi saada. Viimased 2 aastat uus asi, nagu väga lahe on. Ja ütlen ausalt, meeldib rohkem kui anda praegu. Ja masenduses olin viimati, kui Eesti kaotas Ukrainale 1 punktiga. Päris raske hetk oli. Aga see, kuidas usk kasvab, siis mul on siuke võib-olla natuke naljakas lugu. Ma mäletan, kui ma läksin Iirimaale elama, ma olin siis Austraalias elanud siuke 4,5 aastat ja läksin Iirimaale ja siis ma teadsin, et ma lähen oma emaga koos elama. Ja ma olin Jumalalt saanud 2 aastat varem, olin sõnumi saanud, et mu ema saab päästetud. Ja tead, kui ma seal lennuka peale läksin, juba seal lennukis palvetasin keeltes, ema saab päästetud, ma lähen päästet ära ja Jeesuse nimel. Ja ma läksin sinna ja siis iga kord, kui mul nagu ema proovis, polnud mind nagu 2,5 aastat, polnud mul ema näinud, ta käis mul vahepeal külas, siis ema ütles mulle, et jau, et mis täna teeme ja siis ma ütlesin, kuule, kas sa piiblit oled lugenud ja tead, Jumal ütleb, et ta armastab sind ja siis ema ütles, mis täna süüa teeme, tead, et inimene toitu üksnes leivast, vaid igast sõnast tuleb Jumala suust ja siis mul olid nagu, sain aru, et ma tunnen nii hästi Jumala sõna ja kogu aeg ainult ladusin emale neid seal. Ja lõpuks mu ema sai nagu vihaseks mu peale, läks närvi ja ma tajusin seda pinget meie vahel, sest ma ei suutnud taga üldse normaalselt enam vestelda, ainult rääkisin talle kirjakohti suust välja. Ja siis üks hommik läksin seal hommikusööki ette valmistama, me töötasime koos nagu hostelis ja siis Jumal räägib mulle, et kas sina päästad või mina päästan inimesi. Siis ma ütlesin, et okei, sorry. Sain aru, parandasin meelt seal ja siis see koht, kus mu usk kasvas, oli see, et tänu Jumalale, et mina ei päästa nagu, et Jumal on see, kes päästab. Amen. Ja Jumal saab muidugi mind kasutada. Ja siis ma sain aru, et okei, et ma võin oma ema nagu lihtsalt armastada ka ja olla temaga koos ja teate, ma muutsin oma hoiakut ja siis kuskil nädal, ma ei tea, 1-2 hiljem mu ema ütles, kuule, ma tuleks koos sinuga kogudusse. Tuli kogudusse ja siis sellest 2 nädalat hiljem ja siis ma mäletan veel koguduses oli ka niimoodi, et ema oli siis 2 nädalat koguduses käinud, me olime seal tagareas kuskil ja nagu ülihea ülistus oli, ta püha vaim puudutas, vaatan, et ema puudutab ja siis ma olen seal, mõtlen, ma ei suuda, ema, kas tahad, lähme koos ette? Siis ema ütles, et ole vait, Jaan, ma lähen ise. Ja siis ema läks ise ette, andis elu Jeesusele ja läksin pärast sõime kebaabi ja üks parimaid kebaabi, mis ma elus sõin. Tänu Jeesus! See on nii lahe kuulda, kuidas me saame inimestena olla Jumala käepikendused siin maa peal. Aga nüüd meil ongi täpselt aega veel rahva küsimusteks. Ma vaatan, ma väga hästi näen, ma äkki tõusen püsti. Inimestel on tekkinud küsimus selle kohta, et kuidas jagada evangeeliumi teise usundiga inimestele? Kas teil on kokkupuuteid sellega üldse? Minul on väike, aga ma ei tea, kui hästi ma jagasin. Aga üks Buda munk või poolik Buda munk või mis ta siuke peaaegu Buda munk, eestlane. Ma sain taga tuttavaks Saaremaal metsas ja meil oli ühine tuttav ja me läksime sauna ja kuidagi... Saun toimus. Aga... Iirimaal või? Ei olnud. Ja ta hakkas, kuidagi loomulikult läks see jutt seal edasi. Ma hakkasin meelega mõtlesin, et ma mängin nagu hästi raskelt ja kättesaadavat, et ma nagu midagi väga... Tema hakkas torkima küsimustega ja asjadega ja siis ma rahulikult vastan ja niimoodi need vestlused hakkasidki, et mul tuli selle hästi loomulikult, et ma mõtlesin, et mismoodi ma hakkan siis, ma ei hakka taga piibliga vaidlema nüüd esimest või teist korda, et tema hakkas küsima ja siiamaani küsib küsimusi. Ja lõpuks siis ma küsisin ka vastu küsimusi ja tuli välja, et tal on endal, ma küsisin ta käest seal Nirvana kohta, et kui ta jõuab lõpuks, siis teeb oma need tsüklid läbi kõik, jõuab kunagi sinna Nirvanasse ja et mis siis edasi saab, et kas sa siis istudki seal või? Et nagu, see lõppes sinnamaani, seal lõppes, et ta ütles, et tead, ma ei tea, aga ma küsin oma nende vanemate käest kuskilt Tiibetist või kuskilt mujalt. Ja ta oli siiamaani vastust saanud 2 aastat. Sealt Tiibetist. Et ma ei tea, kus see viib, et see on jälle protsessis asi, aga me vestleme, et ta käib peregult niidab, aitab mul muru niita. Et kuna ta on Saaremaal kogu aeg, mind ei ole, mul on üks väikene maalapp seal, siis
siis tema käib niitmas, hoolitsemas siis, kusjuures see on üks palvela isegi, üks palvela krunti niidab, et see on väga armas niisugune nagu naljakas situatsioon, mis praegu on. Kas jõuab ühe kiire rahva küsimuse veel? Kas sealt näeb, mis on kõige populaarsem küsimus ka? Kas võtame siis selle, et mida teha siis, kui minu eest on palvetatud ja öeldud, et see on nädala pärast terveks, aga seda ei juhtunud? Või kas teil on juhtunud niimoodi, et te oletegi tänaval kuulutate evangeeliumi ja siis palvetate, aga ei juhtu? Mis te siis teete? Tähendab, et oled palvetanud, aga ei ole midagi juhtunud. Kas on üldse juhtunud või alati juhtub? Ja minul on küll niimoodi olnud, et olen palvetanud ja mitte midagi ei ole juhtunud. Aga ma tean seda, et Jeesuse tahe on, et inimesed saaks terveks. Ta läks ristile, tema haavade vermete läbi on meile inimestele tervist tulnud. Mina teen oma osa. Nagu me ütlesime, meie ei oska tervendada, meie ei oska päästa. See on Jumal, kes seda teeb. Ja kui mina olen ustav selles, nagu sõna ütleb, haigete peale nad panevad oma käed ja need saavad terveks. Kui ma ei näe seda, ma ei kaota mu usku selle pärast. Ma tean, et Jumal on ustav. Ma tean, et ta on ustav. Aga ma olen ka näinud tervenemisi. Ma olen näinud, kuidas inimesed saavad reaalselt terveks ja valud lähevad ära ja haigused lähevad ära ja olukorrad paranevad. Et Jumal on suveräänne, see on tema ja selle inimese vaheline protsess. Me kindlasti ei heida ära oma usku selle pärast, et nüüd üks inimene ei saanud terveks, sest see on protsess. Kust me teame? Võib-olla ta läheb õhtul koju ja hommikul ärgates on terve. Me ei saa ka neid asju nagu tagantjärgi, kui meil ei ole kontakte inimesega näiteks, aga ma tean, et Jumal on hea ja tal on head plaanid inimkonnaga ja inimestega. Kindlasti mitte ei tohi usku ega lootust kaotada. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Ärme siis kaota lootust ja usaldust Jumalasse. Et kui me astume välja, siis Jumal ei jäta mitte kunagi sind häbisse. Seda ma võin küll öelda ka oma kogemusest, et ta ei jäta oma pühasid häbisse. Aitäh teile südames, suur tänu, et te tulite ja võime neile aplodeerida.